ma alustasin sellisest raamatust nagu The Secret, nagu tõenäoliselt tead, see külgetõmbeseadus. Vaata, kui sa oled nagu eluga hunnikus ja augus, siis sul on vaja seda õlekõrt, seda lootust. Et okei, mul on küll praegu väga-väga raske. Ja siis sa usudki, et see universum või maailm töötabki selle baasil, et sa mõtled positiivselt ja siis need positiivsed asjad juhtuvad. Ja ma lugesin, ma arvan, 10, 15, 20 analoogset raamatut läbi. See andis mulle aastatel 2006, 2007 tohutult, 2008 tohutult inspiratsiooni. Ja see ongi see, et ei ole vahet, mille kaudu me ennast motiveerime, ei ole vahet, mis see instrument on, tähtis on see, et hoida ennast sellest positiivses energias. Mingil hetkel ma sain aru, kuna ma hakkasin ka sellel baasil isegi koolitusi tegema ja minu koolituskarjäär võibki öelda, algaski sellest, et seal sisekosmose blogis ma hästi palju kirjutasin sellest külgetõmbeseadusest ja kõigest. Ja kuna ma avastasin, et ma oskan kirjutada, inimestele meeldis, siis aasta pärast oli seal juba mingi 1000 lugejat. Ja siis hakkasid küsima koolituste järgi ja siis ma tegin sellise koolitusprogrammi nagu kuidas luua eduteadvust. Mis siis baseeruski, ütleme sellel printsiibil, et meie mõtetel on tegelikult meid ümbritsevale keskkonnale päris tugev mõju. Aga selline secreti lähenemine tundus mulle kuidagi liiga lakooniline, mis mõtlema tahtsin näitsa nagu mehena sellist nagu ratsionaalsemat põhjendust. Siis ma hakkasin uurima kvantfüüsikat ja avastasin sealt päris palju põnevaid raamatuid, Väli näiteks, mis on eesti keeles, mida me üldse teame ja avastasin, et tegelikult isegi kui päris teaduslikult vaadatuna, siis mingi nurga alt lähenedes on võimalik leida isegi teaduslikku kinnitust sellele, et see, mis meie peas igapäevaselt toimub, see mõjutab meie enesetunnet ja enesetunne läbi siis ütleme selle kvantvälja ehk siis nullpunkti välja, mis on täiesti teaduslik mõiste, ta kuidagi nagu resoneerub meid ümbritseva maailmaga, mis siis tähendaks nagu ideaalis seda, et tõepoolest, mida sagedamini ma tunnen ennast pigem hästi, ma olen motiveeritud, selle suurem on tõenäosus, et ma resoneerun nende asjadega, mis on sarnased, nagu mis on ka head, mida ma tahan nagu. Aga mida sagedamini ma olen õnnetu, ma olen kurb, ma olen vihane, ma olen hirmul, siis see tegelikult see resonants justkui tekib nende hirmu asjadega. Ja lõpuks ma tahan jõuda sinna, et ma ei tea ausalt, et kus keegi ei tea, kas ta nüüd töötab nii või ta ei tööta nii. Aga täna 12 aastat hiljem, kuna ma hommikul alustan oma päeva meditatsiooniga ja õhtul ka lõpetan selle sageli meditatsiooniga, siis ma täiesti märkamatult, ma jätkuvalt teen nüüd visualiseerimisharjutusi, aga mitte enam nii teadlikult, mis sa praegu nagu rääkisid, sellest ma hakkasin mõtlema, aga ma siiamaani teen seda. Ma siiamaani mõtlen läbi enda peas, et mis järgneva kuu jooksul, kuidas mingid asjad lähevad, mis on nagu uued projektid. Ja võib-olla see, et täna ka see motivaator on nii kaugele jõudnud, nagu ta on jõudnud, äkki seda kõigil on ikkagi otsene seos sellega, et ma 2008. aastal hakkasin tegelikult neid harjutusi tegema ja ma kogu aeg olen tegelikult, on ka väga raskeid perioode olnud, on ka väga frustreerivaid tundeid ja kõiki negatiivseid tundeid olnud. Aga nagu ühes raamatus väga hästi öeldud, et sinu enesetunne on alati kõige parem indikaator, mis su peas toimub. Sest enamus meie enesetunnetest ei ole seotud otseselt ümbritseva maailmaga, vaid meie selle tõlgendusega. Ja kui sa tunned ennast päevast sandisti, siis ära püüa maailma muuta, vaid vaata, mis su peas toimub. Ja sa võid avastada, et need story'd, mis sa räägid, et need ei ole üldse võib-olla adekvaatsed. Ja see oli see osa, millega ma hästi palju mingil ajal endaga tööd tegin. Et just läbi näha neid negatiivseid mõttemustreid, kui olid hirmud, kui asjad ei läinud, need ei läinud käima, aastaid ja aastaid ei läinud käima. Aga tänu sellele, ütleme siis märkamisvõime või selle eneseteadvustamise võime arendamisele, ma hakkasingi ignoreerima seda kõike. Ignoreerima hirme, ignoreerima uskumusi, mis ei toimi, mis toimib ja lihtsalt tegin. Ma nimetasin seda six-sack strateegiaks. Mida rohkem ma failisin, seda rohkem ma teadsin, et see ei tööta. Ja seda vähem jäi järele võimalikke strateegiaid, mis töötavad.